Vist ei olnud. Üldse 2 nädalat järjest enam-vähem selline ilm. Ma tulin eile õhtul tulin Palangast. Meil oli mingi kuradi ärikohtumine. 2 päeva olin Palangas. Kurat, seal oli täitsa nagu lõunamaal, täitsa uskumatu. Niisugune kuradi 26 kraadi, 28. Täitsa õhtul on niisugune kuradi lõunamaa tunne, täiesti nagu kuradi mõtled, et ainult mingi 600 kilomeetrit on vahet. On, siis on, seal on tõesti, Palangas on tavaliselt tuul kogu aeg. Ei olnud kusjuures, täitsa okei oli, ei olnud midagi. Aga noh, ma olin nõukogude ajal viimati mingisugune kuradi 80-ndate mingi alguses tundes. Kuradi mulle täitsa meeldib, ma nagu pean tunnistama, et meeldis rohkem kui Jurmala. Ta on muutunud jah siin. Seal on kuidagi arhitektuuri, seal on nagu ehitatud uusi maju kuidagi rohkem ja niisugune. Ja see arhitektuur on täiesti teistsugune kui siin, eks ole? Jah, aga ma ütlen, et see on väga palju niisugust, seal on ka niisugusi uusi arhitektuuriliselt uusi ilusaid maju. Üllatus täiesti.
teeme seebi või? Teeme. Villu on ära kuskil? Ma arvan jah, et neil ei ole kodus, sest värav oli kinni. Ole hea, keeruta, mul ei ole seda junni. Õige vale? Ütlen õige. Õige tuli. Auto poole. Seda jah. Aga mis siis ikka? Jah, head mängu. Põhiline, et vigastusi ei saaks enne. Just. Nii, siin on ikka piisavalt nipet.
pea kinni.
minna, vaata, see oli, esimene oli see, mis ta ütles, et 5 out, on ju. Teise sa said sisse. See oli see viimane servipunkt. Peaks esimese kassi. Teie mängite peale statistika. Nelikümmend 30 oli minu edus ja sa lõid siin praegu pikaks. Ma servisin siia kasti enne. Ei, vaata, siin oli outsul. Ja, see oli esimene punkt, mille ma kaotasin. Teise lõin sinna pikaks. Mul oli 2, ma olin 40-0 ees. Selle lõin välja ja sinna lõin pikaks. Servisin sinna kasti ja sinna lõin praegu siit pikaks. Sa ei saa olla 40-0 ees. Ei ole. See on tasamäng, sest ma sinna kasti servisin. Teeme siis niimoodi, et see, kes Teeme tasamäng. servib, ja see, kes servib, loeb punkte, eks.
pall võetud see lagi.
seis on? 3-4. Hakkad lööma ükskord. Tasa 3. Ebareaalne, no türa küll, no kuradi, kuidas sa niimoodi kogu aeg eksid?
september pidi väga ilusti olema. Terve september, vananetud juuled ja kõik asjad ja oktoobri suni maha. Mingi kuradi, keegi põrna pealt lendas. Sellise pika habemega mees. Minu arvates need panevad ikka 50-50. Vahest läheb hästi, aga enamus ajast ikka samamoodi kui see meie kuradi tavaline ilma. 0-3.
proovin mingit muud reketit proovin, natuke raskemaga kuradi lüüa, muidu selle kuradi kerge reketiga ja siis ma tunnen, et stabiilsust ei ole. Kui kerge ta on sul? Mul on mõlemad suhteliselt kerged siin, see on mingi 2,95. Kummale poole sul see kalle on, kui sa paned näpu keskele sinna? Vaat seal, kus see kolmnurk on, pane sinna näpp keskele. Ma ei saa aru. Torka näpp läbi kolmnurgast. Siit. Altpoolt. Siit? Jah. No? Ja pane niimoodi? Sinna reketi selle muna poole. Ei, sa mõtled balanssi. Vaata, kus ta sul tasakaal. Tavaliselt võtatakse. Sul ikka on selle otsa raskust küll rohkem. Ma arvan, et ta on... Ei ole, käe pidema. Ma arvan, et ta on täiesti balansis. Jah, keskel on. Ta on täiesti balansis, nii et selles suhtes on hea reket. Muidugi, nii palju kui mina oskan öelda, siis see on siuke jäik reket. Ta on üpriski siuke professionaalne tegelikult. Vaata. Räägitakse niimoodi, eks ole, vaata, kui need kohad on siuksed, mitte ümarad, siis ta on jäik. Minul on suhteliselt pehme reket. See on nagu suusaga, kui on jäigem suusk, pead rohkem tehniliselt kurvi minema ja ta ei andesta neid vigu. Täpselt samamoodi vist ka raketiga, ei tea. Sõltub materjalist ka. Sõltub materjalist ja keetest. Mulle just tundub, et ma pean ise proovima mingeid teisi variante, sest see ebastabiilsus ajab kuradi lihtsalt ühel hetkel läheb närvile. Ühel hetkel tuleb lööb, teisel hetkel sa teed nagu omarutist, et täpselt samasuguse liigutuse. Muidugi selle kuradi käe liigutusest ka. Boris, kas sa homme mängid Tarmo vastu? Homme ma mängida ei saa, ma sõidan Haapsalusse täna. See on suur üritus, Raja Hiip. Raja Hiip on täna õige, jah. Meil on täna hokipüredi üritus, Tandi-Rabas. Sa mängid hokit või? Mängin, jah. No, sul on siis vastupidavust küll. Vastupidavast vastupiseks, hokis ei ole seda kiiruslikku vastupidavast vaja, seal ei ole niisugust pikka vastupidavast. Aga siin on ju nii üldist aeroobset ja kiiruslikku. Siin on ikkagi rohkem aeroobset ikkagi, siin on rohkem aeroobset, aga täna tulevad Fetissovid ja Kassatoonid. Jaa, ma lugesin, Fetissov andis suure intervjuu. Kassatoonid tuleb ka või? Jaa, pidi tulema ja Jari Kurrid ja Tikkased ja kõik kuradi niisugune. Tähed, Komarovid. Aga mitte see Fetissov, kes mängib tennist teises liigas. Ei, Vjatšeslav Fetissov. Slavka Fetissov tuleb, jah. Et meil tuleb kuradi seal päris põnev. Ja sa mängid siis seal lausa? Ei, ma vaatan, aga minu need trennisõbrad mõned seal nagu mängib. Sa mängisid ka hokit või? Ei, ma hakkasin suhteliselt hilja, aga ma olen siin nagu mingi Eesti tasemel nagu mänginud. Aga teil niisugune rohkem oma lõbuks. Samamoodi ka tennis ka muidugi sama lõbuks. Muidugi, et rasvu ei läheks, see on väga hea. Teleka ees muidu parem teed midagi. Oota, Kalmer, kas sa tahad raha ka mingi ürituse eest, et äkki me klantime seda ära või? Ja kui sul on, saad sulas kohe tasuda. Ma arvan, et sul on mingit raha. Mis see osalus on? 24 on standard. Ma autosse pean minema. Ma tulen ka autosse. Jah. Ma võin sulle 5 veel anda, aitab see sind. Ma vaatan, mis mul seal on.